Tallinnasse on raske nagu tasuta avalikku vetsu panna, sest iga kord, kui nad üritavad, siis see lõutakse ära. Vandaalid või parmud või midagi. Kõik vist. Et seal on nagu kõik, terve Tallinn saab kokku. Lõpptuleb on lihtsalt see, et ei saa vetse lubada Tallinnasse. But that's why we can't have nice things, noh. Sama asi on see, näiteks nüüd Boltil on see, hakkab pinisema, kui sõidad 2 kilti kiiremini, vaata. Nüüd on see asi, et kui sa ületad kiirust, siis ta hakkab nagu ting, tegema umbes nagu turvavööpiiks, aga mitte nii tüütu. Kuidas ma sõidan Eestis 40 alas 40, kui kõik mu taga sõidad 55-ga? Nüüd olen mina see munna. Ja see on kellegi selle inimese süü, kes kuradi kogu aeg kimas nende Bolt Drive'idega. Sama põhjus, need kuradi vanamutid, siis kui McDonald's tuli, kes hakkasid seal kuradi oma potsikuga ketšupit laskma sinna. Ma ei tea, kas on selline asi Eestis olnud, aga ma olen. Sellepärast me ei saa kuradi tasuta ketšupit McDonaldsist. Et kuskil peab olema keegi, kes peab meelega hästi palju kuradi ketšupit võtma. Sinu pärast ma ei saa tasuta sital käia, sest sa pead kuradi lõhkuma WC-sid. Ameeriklased alati lähevad nagu lolliks selle peale, kus nad on see, et ei ole joogiriifilli. Ketšup ostan. Noh, nad vaatavad meid nagu, kurat küll. Aga siin riigis ei saagi. Ma ütlen, tahate, et palgad inflatsioonile järgi jõuaks ja hakake normaalseks inimeseks. Teid kuradi ma metslasi peabki käima Soomes vaatama, seal päris inimesed käib jooma, siis on lõbutud vaevastel toas, eks ole. Jumal näeb seda kõike. Hakka normaalseks inimeseks ja võib-olla hakkavad head asjad tulema. Võib-olla kuradi tulevad rattateed. Aga nii kaua, kui sa drop 80-ga sõidad ja kässariga lased, siis oledki, siis kuradi sinu karistus ongi see, et sul on kuradi magistral maja ees nõmmel resk. Ise oled süüdi resk, see on alates sinu vanamast, kes seda ketšupit virutas resk. Ja sinu poeg, kes seal WC-sid lõhub resk.